to back out on the floor. Caleb Ball clearly pressuring and gets it into the hands of Smith. Smith, oh, behind the back! Saal can't save it inside the lines, and it will be Manchester possession. Back to Smith. Smith looking for some space, finds it, great for basket. And that's his game, a little mid-range elbow. Kaks punkti Viimsile juurde, 9-6 on külalised Viimsist seda mängu juhtimas. Ja siit tuleb Keilale tänase mängu esimene pallikaotus. Samal ajal kui Viimsi on teinud pallikaotusi esimese 4 pool. Saab näha, et Oliver Pere muidugi niisugune hooaja algus on natuke pettumus olnud, oleks ise küll olnud nagu veits domineerimist ja... Korra juba küll tundus, et Keila saab selles mängus initsiatiivi enda kätte ja saigi. Aga nüüd on taas võrdsete laig. Ja katteviga tuleb siit Pahvile. Katteviga mitte Peep Pahvile, kui Margus Pahvile esialgu ja see on Margusele 4, nii et meil on esimene 4 veaga mängija. Vaatame kordusest selle olukorra üle. Ja no tõesti, niimoodi liikumise pealt sa ei saa. Sa ei saa kaitsvale mehele sisse joosta ja mulle tundub, et Margus võtab siit ennast tehnilise ehk 5. veaga ka välja. Nii et sellega on Keila Kuulbeti kapteni mäng lõppenud ja kui me võtame Margust kui kaptenit, siis ikkagi selles võttes päris näotu praegu niimoodi meeskond omapäi jätta. Ja saab Papsilt vastu pealt ka. Lõikes siin Markus Poist on olnud ka liiga parim sööduandja. Oi, Pahv saab sealt sunelikult veel kulbi ja Keilal on ikka päris apuks läinud siin mängu teisel veerandajal. Täielikult on Keilale palli kaotus, see on neile juba 13. Välbi 3. Ja Peep Pahv on ikka täiesti püha viha täis ja eelkõige oma mängijate peale. Eks tal on põhjust olla ka püha viha täis. No nii, ja Pahv teeb siin veel ikkagi äärmiselt protsendi mees on läbi oma karjääri olnud. Pahv palliga. Oi, Margus Pahv söödab nüüd Persintsile otse selle palli pihku ja sellised pallikaotused esimese veerandaja lõpuni. Näis, kas külalismeeskond Keila Kuulbet suudab selle veerandaja võita. Oi. No ma loodan, et Pahvil oli see mõeldud sööduna. Siis saab selle kuidagi välja vabandada, aga selli meeskond suutis võõral väljakul alistada Janar Jõesaare endise koduklubi Poola kõrgliigas mängiva Varssavi Džiki. Aga siit nüüd Keilalt paha palli kaotus. Aga noh, neid jutte muidugi siin 100% kinnitada ei saa. Saal küsib seda palli ja siit tuleb Keila Kuulbetile pallikaotus number 9. Ja 4 söötu ka veel. Pahv viskas siit ära kasutada, aga samas Hannes Saar on ka päris korralik keha seal korvi. Võivad ka veel suureneda. Pahv palliga. Natukene hädas seal ja samas kaevatakse endale seda auku, nii et mida rohkem sa nii-öelda Keilat Keilal mängus lased hoida, siis lõpuks võib selle valusalt kätte maksta, aga siin samas Keila ise patustab siin väga lohakalt palli kaotusega, nii et Tartu tuleb veerandaja lõpuni. Siit Lipsule ja Lips paneb ka parema käega ülevalt sisse, nii et
teeb, et mulle endale nagu tundub, et kõik lahendused ja asjad, mis Lenk teeb ta paremale ja parema käega, et Keila Kulbet uzbrukumu, Paks nāk laukumā un uzreiz saspēle vada. Uzreiz arī kļūdās. Rodrigo Būmēsters noslēdz 37. Nu, un, jā, šoreiz neizdodas ietriekt no augšas, bet pēc tam vaina. Uzbrukuma bumba 2 gūtos punktos. Beigās tieši Vainaks ar 16 gūtiem punktiem kļūst par rezultatīvāko spēlētāju VF sastāvā. Turklāt 5 bumbas izcīnījis uzbrukumā, vēl 12,6 sekundes, un tas nozīmē, ka Keila var spēlēt līdz pat ceturtdaļas beigām. Mängu esimese rünnaku õiguse on viimased 2 mängu kaotanud vastavalt Keila korvpallikoolile ja Tartu Ülikool Max ja Mooritsale. Ning Kaugiainen siit saab pea kätte, aga ilma asjata läksid ära söötma. Kaugiainen ise liidri rolli kanda ja võib öelda, et enam edukalt on ta seda teinud, kui Kaugiainenil lastakse taas rahulikult korvi alla jalutada ja sammude pealt 2 punkti. Vabandust, 45-23 ja Keila on täna suurtes raskustes olnud ja päris palju paus ka ära öeldud. Ja Keila Kulbet hetkel saab siin veel rünnakut jätkata. Aga Saal eksib positsioonile, saadakse veel pall tagasi. Ja lõpuks Rosa. Spaleta Pahvile ja Pahv sööd palli korvi saata ja nüüd on siis 4 veaga Thompson ka Keila ridades platsil ja Pahv annab nüüd seal põrandal olles väga halva söödu. Pahv seal kas võtab nüüd ise Sheltoni ette, igal juhul 6 sekundit on jäänud rünnaku ja lõpuni tahab katet saada ja nüüd läheb Pahvil põrgatus vastu oma. Pahv alla Spaletale ja Spaleta hästi tagasi Pahvile ja kas jõudis? No nii, ja veel üks pallikaotus, veel üks. Nüüd tuleb omakorda Beemotilt korralik mööda vise, Pahvilt võetakse jälle põrgatuse pealt pall käest. Ja no ei saa, Peep Pahv, vabandust, mitte Peep Pahv muidugi. Peep ei ole väljakul, aga Peep Pahvi poeg Margus Pahv ei saa üldse praegu ikkagi palliga toime tuldud. Siin tuleb ikkagi Margusel paraku üks ämber praegu teise järel. Ja nüüd on Keila rünnak ja kui siit tuleb korv, siis on Keila võit. Saal veel Pahvile, Pahv kolmene teele, ei lähe. 5-0 viskeb. Palli ära. Aga jookseb ka ise seal rünnakul kokku. Pāvs ilgi, būs nodriblējis praktiski visu uzbrukumu, 5 sekundes atlikuši. Pāvs šķiet, ka 5 sekundes uzbrukumā Keilas vienībai un to visu lieli. Pietiekam jaudīgi šī te groza apakšā Ogres vienībai ar Dārgu un Todžāru. Noteikti kustīgi spēlētāji. Un prasma arī labi atrast. Šodien viņu galvenais uzdevums noteikti ir tikt pie. Minutit on esimest veerandaga mängitud, siis Keila on endiselt veel punktideta ja ei ole lähedalgi mitte lähedalgi. Ja, pallikaotusi kipub juba rohkem olema kui viskeid üldse väljakult ja nii on raske ja tulebki esimene time-out ka siit. Keskmängija, kes ilmselt järgmisel nädalal on koju sõitmas ja täna on vigastusega väljas ka Isaiah Thompson. Ei tulnud midagi välja küll, aga pekki ka ei keeranud. Olla nüüd küll viimane nael. No 4 minutit on pikk aeg, 13 punkti, aga praegu nagu ei näe kuskilt, kus see punkte tuleks. Ja Margus Pahvilt võetakse põrgatuse pealt see 3 on teise veerandaja seis. Kalevi poolelt vaadatuna. Ja Keila ei tule enam selle Kalevi kõrge pressi. Kurš mēģina atrast ar... Nē, tas bija Pāks tomēr, kurš mēģināja atrast sodu laukumā.
aga minut jälle kulunud, vahe endiselt seesama 11, kui siit Pahv. Miška on Kuub, 26-aastane lätlane, kes mängimas Kalevis oma teist järjestikust hooaega on küll praegu. Paks tiek atbruņots no bumbas, Kazaks rehabilitējas par iepriekš garām aizmesto metienu no tālienes. Apgrūtina viņš Pākvam nokontrolēt bumbu, tur viņa tēvs, treneris Estails. Šī vakara Latvijas Igaunijas līgas debitants Drava, bet te pārtvērta bumba šortam. Nii et esimesed punktid neljandal veerandajal tulevad järjekordne halb sööt siit nüüd ja aga siin vaikselt punkte veel tilgub, aga vahe see 30 ilmselt jääb ka, kui Pahv siit järjekordne pallikaotus tuleb.